Mul on väga siiralt meeles mu esimene koolipäev, kui võtsin 12. klassi õpilastelt käest kinni ning marssisin Lotte muusikasaatel otse aula lavale. Nüüd iga aasta alguses, kui jälle uus esimene klass marsib Lotte muusikasaatel aula lavale, tuleb mulle meelde mu esimene koolipäev. Minu kõige parem mälestus on sellest, kui me läksime kõik kooli, olime samas aulas ja saime enda esimese abitsa. Minu suurim mälestus koolisööklas oli, et kui poiss keeras soolatopsi lahti ja andis selle teisele poisile, siis kui ta hakkas seda soola kallama. Ta ei pannud tähelegi, et see soolatops lahti oli, siis kallas kogemata kõik soola, mis seal sees oli, endale kaussi. Siin on juhtunud kurbi kui ka väga lugusaid ja naljakaid asju. Mulle väga meeldib meie õpetaja ja mulle väga meeldib minu klassikaaslased. Nad kõik on naljakad ja toredad. Mul on väga palju toredaid mälestusi minu klassist ja ma ei taha üldse minna 5. klassi, kuna siis ei ole enam minu klass. Minu kõige parem mälestus klassiruumist on see, et siin toimusid meie klassiõhtud ja detsembris kinkisime teineteistele jõulukingitusi. Ingleskeeles klassis on väga tore olla ja väga meeldiv on mul seal. Meil on hästi positiivne rühm ja ma sain tänu õpetajale hästi oma klassivendadega ja klassikaaslastega, klassiõedega ja niimoodi hästi. Minu esimene mälestusõpetaja Siirist on selline, kui ma sain tema käest inglise keele õpiku ja tööraamatu. Mu teine mälestus õpetaja Siirist on, kui ma sain tema käest esimese märkuse ja kolmas kõige ägedam. Me mängisime esimest korda Kahooti. Minu lemmikmälestus on see, kui me saime lõpetada koolimajadega, sest seal saavad ja tantsida, mängida ja laulda. Seal oli 1. kuni 12. klass. Seal sai alati heasse sõpru näha. See oli hea suur plats, kust mängida. Ja me saime seal ka süüa. Loodan see aasta me saame ka lõpetada seal, sest muidu me peaksime lõpetama kuskil mujal. Seal on väga head mälestused. Räägin teile oma kooliõue mälestustest. Esimene, mängin koolihoovis kulli. Teine, näen jalgpalliväravaid koolihoovis ja sööstan mängima. Ja kolmas, kõige ägedam, teen jalgrattaeksami ja saan läbi. Yes! Mina valisin teemaks koridori. Ma mäletan väga hästi esimest päeva, kui ma kooli tulin. Kurjad õpetajad kõik oli. Aga sellega harjus ära ja õpetajad muutusid iga päev aina parem. Esimesed tunnid, esimesed vahetunnid, esimesed söögivahetunnid. Ma olin nii närvis. Ma arvan, et terve mu klass oli samamoodi. Keegi ei teadnud. Ja meil on selles koridoris väga palju. Enda lugu, mis juhtus mul teisel korrusel koridoris. Ma mängisin enda sõbrannaga kulli ja me jooksime selles koridoris ja siis, kui ma jooksin tüdrukute WC-st läbi, ma sain uksega pikki nägu ja peale seda ma enam ei jookse. On olnud õpetaja Natalja klassis kõige toredam mälestus klassiõhtu. See on sellepärast, et me veedame seal klassiga lõbusat aega, me sööme, me mängime peitust, see on nagu meie traditsioon. Ja õpetaja Natalja klassis oli meil elu esimene klassiõhtu ja sellepärast see ongi meil väga meeles ja meile väga meeldib. Mul on kõige rohkem jäänud meelde matemaatika klassiruumist meie esimene klassiõhtu. See toimus paar päeva enne jõuluvaheaega ja me mängisime seal peitust ja palju mänge. Käin õpetaja Jaanika juures sellepärast, et mul seal meeldib ja sellepärast, et õpetaja Jaanika on väga-väga hea pedagoog. Pedagoogikabinetis on väga tore ja rahulik õppida. Täna ma räägin sotsiaalpedagoogikabinetis, mis me seal teeme. Vahetundi ajal me käime seal lahendusprobleeme. Kui on suure probleemi, siis me käime ka mõnikord tundide ajal, kui on vaja. Kui midagi juhtub, siis ta annab nõu, kuidas edasi toimida. Ja kui on vaja, siis ta helistab või kirjutab ka vanematele, mis teie lastega täna toimub. Head päeva!